Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Seisab vete peal ja veskitööd ei tehta seal, sest veskimees on väsinud ja veskikivid kulunud. Oh, tule noor ja tugev mees ning vaata ringi veski sees. Sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Tee veskikivid teravaks, löö akned puhtaks säravaks. Küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veskikormaga. Kui korma otsas istutad, õnne eluks ajaks saad. Kui koorma kõrval kõnnib neid, siis küsi, kas toob linnaseid. Kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Seisab vete peal ja palju tööd võiks teha seal, sest veskimees on väsinud ja veskikivid kulunud. Oh, tule noor ja tugev mees ning vaata ringi veski sees. Sa otsi riista ülesse ja raiu sooned kivisse. Tee veskikivid teravaks, säravaks. Küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veskikormaga. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund. Tallinna otsestuudios Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Ja nii ongi Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi, sellepärast, et Aina Ruussaar puhkab kusagil
Gulf of America kandis, mis vanasti oli Mehhiko laht ja meie kolmas käsi, kes pidi lauas istuma, jäi ootamatult haigeks. Aga need teemad on sellised, et vajavadki rohkem rääkimist ja seda me teeme, tuletame meelde, et esmaspäeval on tulemas Eesti Vabariigi aastapäev, kanname ka seda vaimsust siin ja see lugu, mis siis on Jaak Jürissoni lugu Veskimees, selle vihje me andsime siin Marekuga lausa aiateibaga. Veskimees on loomulikult tuuleveskimees, keda Eesti Vabariigi valitsus on meelitanud ja kutsunud siis meretuuleparke arendama, kui siis tuleb rahvas rõõmuga ja hakkab makse maksema, nagu me võiksime seda laulu tänapäevastada. Selle meretuuleparkide teemaga on siis nii Eesti ajakirjandus kui Eesti avalikkus tegelenud siin viimasel hästi palju. Veel teisipäeval ja ka kolmapäeval räägiti sellelt positiivsel toonil. Ma tahaksin siin kohas tutvustada ühte uut sõna, õigemini uut väljendit, see on positiivne sädin. Positiivne sädin on selline riigiametnike poolt väljaaetav soe õhk, kus nad kiidavad mingisugust asja, ettevõtmist, projekti, seejuures mitte ühtegi konkreetset arvu ütlemata ja mitte midagi selgelt rääkimata. Nad sädistavad positiivselt nagu linnukesed oksa peal, kes ootavad kevadet. Ja veel teisipäeval, kolmapäeval oli seda positiivset sädinat hästi palju, aga neljapäeval lõhkes pomm, kui kliimaminister Yoko Alender ütles, et vot nii meretuuleparke ei tulegi ja positiivne sädin oligi sellega lõppenud, läbi lõigatud nagu noaga. Miks see niimoodi toimus? Ausalt öeldes siiamaani pole veel keegi sellest täpselt aru saanud. Siin muidugi kogu selles tuuleenergeetika ümber käivas tantsus väga mitu aspekti. Esiteks olgu öeldud, et mida aeg edasi, seda efektiivsemaks muutuvad tuulikud, seda tegelikult ka väiksema omahinnaga on võimalik nii merel kui maal tuuleelektrit toota, merel lihtsal põhjusel, kuna sealt on tuult lihtsalt rohkem ja täisvõimsusel töötavad tuulikud mitte 25 või 30% ajast, aga umbes pool ajast, nii et sisend tõhusam, väljund odavam, see kehtib igal pool. Aga nüüd see vaidlus, mis on tekkinud, on tegelikult ju mille üle, et see on selle üle, et müüt, et kui teha niimoodi või naamodi või kolmandat moodi, kui kinkida ettevõtjatele veidi raha, et siis ühtäkki läheb nagu ühel või teisel moel Eestis energiahind alla. Kõik, kes räägivad sellest, mismoodi Eestis ühtäkki läheb salapärasel moel energiahind alla, unustavad ära, et meie elekter on turul ja kõik, kes ütlevad, et nad teavad täpselt, kuidas turg toimib, jätavad, ütleme, sellise pehmelt öeldes tohlaka mulje. Kõik energiaeksperdid, kes meil siin on, kes kõnelevad sellest, et et vaat siin Nord Pooliga me saame mingil moel energiat veel hinda reguleerida, see on lihtsalt rumal jutt, uskuge või mitte. Ükskõik kui tark inimene seda räägib, on ta vähemalt turu mõttes täiesti totakas. Nüüd teistpidi, et kui meil tõesti on soov energiahinnaga midagi ette võtta, et see oleks soodne ja kohalik ja mis kõik veel, siis ta tuleb ka niimoodi öelda. Ja selle lahendus ei ole mitte see, et öelda, et ei, et tuulikutest me energiat ei saa, et vaat kui me põlevkivi edasi põletame, vaat siis tuleb õnn meie õuele, või kui keegi ehitab tuumajaama, vaat siis tuleb õnn meie õuele. Selleks on vaja teha hoopis teisi toiminguid. Meie lähinaabrid, soomlased on seda teinud, seal on näiteks selline ettevõte nagu TVO, Teolisuuden Voima, millel on teatavad eriõigused oma hinnaga elektrit tarbida. See on välja kaubeldud Euroopa Liidult. Ja nii ka meil, et kui meil muud üle ei jää ja meil on odav hind vajalik, siis me peame lahkuma Nord Poolist. Teine asi, me peame looma võimalikult palju kohalikke energiatootmisühiksuseid, energiaühistuid, kus ka energia oleks siis sellise hinnaga, mida masinate kulu ja ülalpidamine ja kapitalikulu võimaldab, ehk et kõige odavam võimalikest. Ja kuna sellega üldse ei tegelda ja vaieldakse siin selle üle, et keda me nüüd toetame ja keda mitte, siis piltlikult öeldes, millega siis Alender ja tegelikult tema eellane ka meie tänane peaminister, nii nagu ka kliimaministeeriumi kantsler, kes kogu selle patsahkami ettevalmistusi vahele jäid, nad jäid kas vahele rumaluse või kavandatava vargusega. Kuna varguse kohta meil kahtlust ei ole, siis ega ei suuda midagi tõestada, mida on plaanitud, siis me võime öelda seda, et vahele on jäädud nagu selge rumalusega, mida on üritatud väga võimsalt paisutada ja tekitada sellist korralikku segadust Eesti majanduses.
ma püüdsin siin kirja panna kõiki neid võimalikke põhjuseid, mis pärast siis meretuuleparkide projekt korraga ära lagunes. Et me võime seda ju vaadelda nii poliitilisest aspektist, majanduslikust aspektist, rahvusvahelisest aspektist, igalt poolt või sisepoliitilisest aspektist ja igal pool on selliseid mingisuguseid märke selle kohta, et asi kisub kiiva ja läheb selliseks nagu kummaliseks. Et seda me oleme ju lõppkokkuvõttes ajakirjandus Eestis, mis toimib väga hästi ja juhib tähelepanu, kui midagi riigi masinas hakkab vasakule või kraavi poole sõitma, siis ajakirjandus on kuude kaupa ja kauemgi veel juhtinud tähelepanu sellele, et kuidas siis asjad selle energiamajandusega siis päris täpselt on. Et ma mäletan, me olime ühel kohtumisel siis peaministriga, kus ma arvan, ajakirjand kõige energeetikas üks kõige paremini informeeritud ja arusaavaid ajakirjanik Anvar Samost esitas peaministrile paar väga konkreetset ja selget küsimust siis energeetika arengukavade kohta ja peaminister sellele ei andnud mingisugust selget vastust. No võib-olla ei tahtnud seal siis nagu pikemalt nagu minna asja sisusse, aga tegelikult oli selge, või ma ei tea, kas see selge oli, aga igal mulle tundus sel hetkel, et Anvar Samost on energeetika teemades palju varemini kursis kui siis Michal ise. Aga nüüd nagu ma ütlesin, et ma siis üritasin panna kirja neid põhjuseid, mis siis selle meretuuleparkide teema uppi viis. Kuna tõepoolest kummaline on see, et viimased kuud, viimased nädalad ja viimased päevad ju kõik kinnitasid, et kõik on väga hästi, et meretuuleparkide siis võimsust on küll juba poole võrra vähendatud, aga selle poolega minnakse siiski edasi. Nii et kui me natukene vaatame tagasi, siis me tuletame meelde, et alguses räägiti meile sellist juttu, et meretuuleparkide võimsus tuleb hoopis suurem, et kõigepealt siis keegid ehitavad 2,5 teravatt-tunni eest siis tuuleparki, aga siis sama palju veel. Ja kui hakates kokku arvutama siis neid dotatsioone, mis selle peale tuleks maksta, siis läksid numbrid suureks, et ühel päeval lihtsalt kukkus pool meretuuleparkide võimsusest ära ja kusjuures väga huvitav, mitte mingit selgitust, mitte keegi öeldi lihtsalt, selle peale ei antud kliimaministeeriumi poolt, öeldi lihtsalt, et aga nüüd on nii. Ma lihtsalt mõtlen seda, et nii ajakirjanikuna kui mõõdukalt ka pedagoogina oma aega panustanud inimesena, aga mul väga pakuks huvi tõepoolest suuliselt eksamineerida näiteks mõndagi meie ministritest või isegi kantsleritest, asekantsleritest või osakonnajuhtidest, sellepärast, et see jutt, mida räägitakse, on niivõrd segane, et mulle tundub, et jällegi, et ma siin ikka dotseerin, aga et enamus põhimõisteidki on paigast ära. Ettekujutus sellest, mida üks tuulepark tähendab, ma arvan, et väga paljude ametnike jaoks või ka ministrite jaoks või poliitikkonna jaoks üldiselt on tegelikult mingi hägusate rahanumbritega, mis on suured või veelgi suuremad, aga et mis protsess selle taga on, see jääb mõistetamatuks. Ja nüüd ongi täpselt seesama küsimus, et jällegi tuulik, mis on ju hunnik rauda meres, eks ole, kõik võimalik mähiseid ja magneteid ja kogu kaadervärki on seal ikka kõvasti ja väga palju, nagu mingisugune väike kosmoselaev võib isegi öelda või kes teab, mis asi, väga selline vägev värk. Ja nagu üks ülesande osa jääb nagu kuidagi lahendamata. Me ju kõneleme kogu aeg sellest, et me oleme majanduslikult kehvas seisus. Meil ei ole tööstust, meil ei ole mitte midagi. Ja nüüd, võtame selle sama kliimaministeeriumi, mis vuhistab siis millisel teemal. Hangete kuulutamisega, kes tuleksid siia ja sätiksid meie enda loodusliku ressursi ette, siis mingi propelleri, mille nad siis ära kasutaksid. Teist propellerit samasse punkti enam panna ei saa, ega selle järelegi ei saa panna. Ja nüüd nagu tekibki olukord, et aga kus siis istub samasse erakonda kuuluv majandusminister? Kas ta ei saa aru, et tegelikult need kaks asja kokku panna, et raud ja vask ja magnetid ja mingi muu kola tuleb sisse ja tuulik läheb välja, et selle nimi on
tööstus. Aga võib-olla asi on selles, et energeetika on viidud kliimaministeeriumi alla, mis tegelikult on nagu aga et mis meil siis ongi niimoodi, et siis vabandage, et meil oleks vaja siin nüüd kohapealset väikest Elon Muski, kes teeks samasugust Department of Governmental Efficiency veidikene ja näiteks ära, et kuulge, te istute selle asja eest teist taga, sellepärast, et tänasel hetkel, kui me räägime sellest tõesti, et mis need maksma võivad minna, miljardeid ja miljardeid, me lihtsalt mökutame, laskmata sündida tööstust ja laskmata sündida ettevõtlust, mille mahud oleksid need samad miljardid, et enamus neist tuulikuist ehitada ikkagi nii-öelda koha peal valmis, muuta see majanduse osaks, anna inimestele tööd, kõigile neile, kes Ida-Virumaal on töötuks jäämas, kes oskavad keevitada mehaaniliselt asju teha, pakkuda nendele samadele Eesti laeva ehitajatele võimalust merre ujuvaid või sukeldutud või fundamenteeritud nii-öelda tuulikuid ehitada. See on ju lihtne. Me vaatame sellele otsa, siinsamas sina nii-öelda humanitaar, mina vähem humanitaar ja ütleme, et kuulge, miks see nii toimub? Miks me tegeleme hangetega oludes, kus me võiksime toota? Ja pange tähele, et kui juba keegi hakkab väga suurt hulka metalli keevitama, lõõmutama, mis siis asi naksti sinna kõrvale üks mürsutehas teha on? See on tööstusliku mõtlemise puudumine, mille käigus ju tulebki välja seesama asi. Kõik meie ametnikud, kes sellega tegelevad, on avalik haldus, politoloogia, ministrid samasugused, üsna pehmed, neil ei ole nagu ettekujutust, kuidas rauda sepistada ja keevitada. Nad ei saa aru, et see on päriselt võimalik, mitte ainult teoorias. Kui ma meenutan oma lahkunud isa, kes oli Masinatööstuse Liidu tegevjuht, siis iga kord, kui majandusministeerium korraldas Eesti masinatootjatele, siis nendele ettevõtetele, kes reaalselt rauda lõikavad, keevitavad, kokku panevad ja müüvad seda ükskõik Ukrainasse või Saksamaale või kuhu iganes, kes on tegelikult selline nagu tööstuse alus. Kui neile korraldas siis majandusministeerium mingisuguse seminari ja kuhu tuli üks majandusministeeriumi asekantsler, kes tänaseks päevaks on tõusnud siis oma ametiredelil veelgi kõrgemale ja pidas siis tööstusjuhtidele kõne sellest, kuidas tööstust tuleks arendada ja kuidas tööstust tuleks pidada ja mida üldse peaks tegema, siis isa rääkis mulle, et iga kord, kui see oli lõppenud, siis tulid tööstusjuhid sealt välja, hoidsid 2 käega peast kinni ja sülitasid, sellepärast, et neile oli räägitud sellist juttu, mida nad oma tegelikus elus absoluutselt ei vajanud ja mis oligi nagu täiesti mõttetu, selline positiivne sädin, aga see oli ära tehtud. Siin ilmneb selle positiivse sädina teine tähendus, et see ongi igal pool eksisteeriv. Ja ma ei oska nagu midagi peale hakata, et nii-öelda eksamineerimata loomulikult ei saa me ju teada, kui ebakompetentsed inimesed nagu juhivad protsesse, milles ju lahendus, kuidas tekitada käivet, kuidas tekitada kasumit, kuidas kasutada kapitali, kõike seda, mis Eestis puudu on, oleks võimalik väga lihtsalt teha. No loomulikult nüüd ju kõik ütlevad, mis te sealt targutate, miks te siis ise poliitikasse ei tule? Vaat, siin ongi nüüd täpselt seesama asi, et kuna poliitika on muutunud aina rohkem ja rohkem selliseks, ütleme, ma ei ütle träpaseks, lihtsalt rõvedaks tegevuseks, kus inimeste põhiline viis oma positsiooni säilitada näibki olevat see, et tehakse midagi totaalselt idiootlikku, nagu me näeme praegu nende tuuleparkide teemal, kus põhimõtteliselt pühitakse laua pealt maha ühel või teisel moel kliimasõbralik ja arukas lahendus, selle tõttu, et lihtsalt ollakse väga rumalad. Ja nad ei häbene seda rumalust ja nad kaitsevad üksteise nii-öelda rumalaid tegevusi just nimelt selle jaoks, et mitte keegi teine sellele nii-öelda laua peale trampima poriste jalgadega ei tuleks, kuna nemad seal on juba ees ja nemad ei häbene mitte midagi. Vastutust ei ole ja häbenematus on see, mis nagu kõiki inimesi, ma kujutan ette ka neid samu tööstureid, keda sa siin just kirjeldasid, hoiab praktilisest poliitikast eemal. Jaa, küll peab see nii on, aga ma tulen tagasi selle juurde, mis ma siin enne lubasin rääkida, et neid panin kirja erinevad põhjused, mis pärast siis see
tuuleparkide temaatika või põhjused, miks see tuuleparkide temaatika ära kustutati tahvli pealt ja tegelikult me peaks ütlema seda, et mitte tuuleparkide temaatika, vaid hoopis olulisem on siis see, et koos tuuleparkide vähemhanke välja kuulutamisega oleks siis pidanud käiku minema ka nende toetusprojekt 2,6 miljardi euro suuruses, mis oleks siis neid tuuleparke toetanud, ehk selle elektrienergia toetamist seal toetanud. 2,6 miljardit on selline summa, et see on tavalisele inimesele täiesti hoomamatu, aga lihtsalt tuletagem seda siis nagu meelde olukorda siis aasta tagasi. Umbes aasta tagasi, kui hakkas liikuma see jutt sellest, et Kaitseväe juht Martin Herem ja Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm on siis käinud mööda poliitikuid ringi, kohtunud nendega ja rääkinud, et Eestil oleks vaja vähemalt minimaalselt 1,6 miljardit eurot selleks, et osta lõhkeainet ja osta lahingumoona Kaitseväe jaoks, et Eesti kaitsevõimet tõsta. Ja me mäletame siis, milline hädakisa läks lahti, et oli siis erinevad ministrid, erinevad poliitikud, kes kõigepealt karjusid, nii et sulgi lendas, et 1,6 miljardit, kus kohas see raha võetakse, et see on täiesti võimatu ja nii edasi. Okei, suure hädaga, julgeolekumaksuga, mida tegelikult keegi ei tea, kuhu see julgeolekumaks siis lõpuks läheb, käibemaksu tõstmisega, igasuguste maksude tõstmisega oleme nii kaugele jõudnud, et on olemas ühiskondlik konsensus selle kohta, et see 1,6 miljardit läheb õigesse kohta ja me kõik anname sellest mingisuguse osa. Ja nüüd kujutage ette, lihtsalt 26. jaanuaril oli see vist, kui istusid maha kolm ametimeest, siis kolme koalitsioonierakonna juhid, istusid, tulid välja ja neil oli käes paber, mida nimetatakse pidulikult üks leht või midagi taolist, mitte üks sarvik, vaid üks leht, mille peale oli siis kirjutanud ja muuseas Eesti rahvas hakkab maksma meretuuleenergia tootjatele, hakkab maksma kokku 2,6 miljardit eurot aastate jooksul ja siis ühel päeval tuleb üks, ma ei taha selle ministri nime nimetada, sellepärast hakkab mind kindlasti Facebooki spämmima ja ma olen tüdinud lihtsalt selleks. Üks minister, kes ütles, et kuulge 2,6 miljardit, nalja teete. Ja see 20 aasta peale, jagage see 20 aasta peale ära. See on ju mitte midagi. See on mitte midagi, praktiliselt see ei ole mingi raha, et nagu, kui natukene peast rehkendada, siis see teeb umbes ju 3-liikmesele pere kohta umbes 6,000 eurot, isegi kui see mitme aasta peale on või 10 aasta peale, see on ju praktiliselt mitte midagi, seda ei märkagi. Et kui me jagame selle veel 1 miljoni aasta peale, siis see on ju olematu hulk. Ja selliste jagamistega, selliste toimetamistega, pange tähele, põhjendamata, mis on see hüve, mida vastu saadakse. Sellepärast, et mingi hüve peab ka olema. Tänase hetkeni juhin tähelepanu, Eesti Vabariigis ei ole tagant nügitud, toetatud või soositud mitte ühelgi moel just nimelt seda, mis Skandinaavias ja Kesk-Euroopas on edukaks osutunud kodanike energiaühistute loomist, mille probleemid on kõigile ettevõtjatele, suurettevõtjatele Eesti Energiast teada, ka poliitikutele teada, aga seda lihtsalt ei tehta, sellepärast, et see annaks reaalse võimaluse inimestel pääseda kalli energiahinna eest ja toota vajalik energia endale ise ühistudest. Just nimelt, ja Postimees saatis ju meie tubli uudistereporti Henri-Laur Alliku siis Hollandisse, et ta siis ühe poldri peal, mis on siis mere käest tagasi võetud maa, kus on nii elumaju kui siis väikseid linnakesi ja külakesi kui ka hästi palju tuulikuid, kui ta kohalike inimestega ja vestleks, et küsitleks siis neid, et kuidas nad elavad nende tuulikutega koos. Ja tõepoolest tuli välja see, et inimesed, enamus nendest inimestest kuulusid mitmesugustesse kooperatiividesse, ühistutesse. Mis ise tootsid elektrit, kas nad olid ise oma küla peale teinud sellise asja või siis nad olid osalised mingisuguse suurema ettevõtluse ühest osast. Igal juhul nad kõik said sellest kasu ja nad ütlesid, et jah, on ebameeldivusi, aga vaat, et ma panin majale, siin panin mingisugused luugid ette, eks ole, et kui see mingisugune madala päikesega tuulik vilkuma hakkab, siis ma panen need kinni, aga see on selline situatsioon, kus inimene teab, et jah, ta sinder vilgub,
aga ta saab seda elektrit ja see on talle kasulik. Ja ta saab seda soodsalt ja tema pangakontole koguneb raha. Just nimelt, aga see on üks asi, mis nagu Eestis ei taha kuidagi käima minna ja ma ei tea, miks see on, aga ma arvan, et üks põhjus on kindlasti selles, et ettevõtjad ei ole väga huvitatud, et suhelda väga paljude kohalike elanikega, sellepärast see on kindlasti palju tülikam, lihtsam on ajada see, võib-olla ma lihtsustan liigselt, aga ma arvan, et lihtsam on ajada see park püsti, saada see luba, ajada see park püsti, panna kogu raha oma taskusse, pluss saada siis riigilt ka veel siis toetust selle elektrienergia tootmise eest teatud tingimustes, nii nagu on ka siis 260 miljonit määratud siis maismaa tuuleparkide toetuseks ja mitte kellegagi seda raha jagada, osta endale Ferrari või kaks. Ja tegelikult siin ju avaldubki põhimõtteliselt seesama nähtus, et üldiselt on kombeks, et riigil ja ettevõtjatel on hea, kui nad suudavad oma esipale inimeste poole pöörata, aga meil sünnib paraku see, et ettevõtjad, nii nagu ametnikud ja poliitikud, on vähemalt tuuleenergia küsimuses oma tagapale rahva poole pööranud. Ja lõppkokkuvõtt, ja siia nüüd siis ma loen ette selle nimekirja, kes viitsib, jätku meelde, kes viitsib, kirjutage üles ja mõelgu, et milline neist põhjustest või mitu nendest põhjustest on siis tegelikult sellised, miks see meretuuleparkide projekt läks allavett, miks talle tõmmati üleöö kriips peale ja see toimus tõepoolest ühe ööga ja kes kus kohas, kellega kokku sai sel ööl, see jääb saladuseks. Aga nüüd siis see nimekiri. Mis põhjustel meretuuleparkide arendamine siis selles etapis nii kiiresti kõrvale jäeti? Esimene, riigiabi luba läheb umbe. See on see, mida räägib siis positiivse sädina vormis Yoko Alender, kliimaminister, et riigiabi luba kehtib aprillini, see on antud meretuuleparkide jaoks, see saab otsa ja kuna selleks ajaks ei jõua siis vähem pakkumist ja muud nagu korraldada, siis tuleb hakata uut riigiabi luba taotlema. See on esimene, riigiabi luba läheb umbe. Teine, indekseerimine on valus. Nimelt on kogu selle kupatuse sees väga õrnalt, kuid siiski täiesti arusaadavalt kerkinud esile see teema, et meretuuleparkide arendajad on lisaks sellele 2,6 miljardi soovile teinud ka ettepaneku, et ka see 2,6 miljardit indekseeritakse ära, mis tähendab, et see summa hakkaks aasta-aastalt tõusma seotuna inflatsiooniga mingisuguse koefitsiendiga. See tundub täiesti õudne idee. Nii, kolmas põhjus. Jaak Aaviksoo avastus, et õigeid arvutusi meretuuleparkide kohta ei olegi tehtud ja keegi neid ka ei tee. Nimelt siis akadeemik Jaak Aaviksoo, kes nõudis kliimaministeeriumilt teabenõude korras välja dokumendid, et mis paberitele tuginedes on siis õieti välja arvutatud selline elektrienergia hind 20 aasta pärast, sai lõpuks need paberid kätte ja nende põhjal ta sai aru, et kõik arvutused on tehtud 2 või 3 aasta vanuste uuringute põhjal, mis ei ole üldse seotud mitte meretuuleparkidega, vaid Estlink 3-ga. Ja akadeemik ütles, et see on täielik jama. Me võime öelda, et meretuuleparke müüakse Eesti rahvale ilma, et keegi oleks tegelikult neid uurinud ja mingit arvandmeid, mis tegelikkusele vastavad, tegelikult ei ole olemas. 4. põhjus võib olla, et valitsus sai aru, et lõputult vassida ei saa, kui sul arvandmeid ei ole, siis ühel hetkel läheb see mull lihtsalt puruks. 5. See on hirm, et Enefit Green, kes päev enne meretuuleparkide teema põhjalaskmist sõlmis lepingu suure Jaapani korporatsiooniga Sumitomo, hirm selles, et nad osutuvad võitjateks ja pärast seda võib valitsus süüdistada, et kogu see meretuuleparkide temaatika ongi välja mõeldud selleks, et Sumitomo kindlalt saaks selles võitjaks. Ja 6. põhjus võib olla see, tuua peaminister Michal ja riigisekretär Keit Kasemets tule alt välja, et see teema maha matta, et keegi ei jõuaks nii kaugele, et hakkaks ütlema, see asi on valmis küpsetatud praeguse peaministri ja riigisekretäri poolt ja tegelikult peaks nende poole näpuga näitama ja et nad tule alt välja tuua, selleks tõmmatigi kriips peale. Ja siinkohal väike paus.